kuule, ma mäletan, sa töötasid kunagi väga ägedas Eesti top-notch reklaamiagentuuris, on ju. Kas sa oled kuidagi... Tore, saad ka teada. Su isa töötas ühes Eesti parimas reklaamiagentuuris, et oled sa nagu tundnud, et sellest on sul abi olnud või kuidagi, või see oli lihtsalt sinu loominguline väljendus? Ei, muidugi on abi, sest nüüd ma ju saan ennast reklaamida ja saan aidata sõpradele reklaamida ja mul on hea meel, et kui ma ikkagi midagi üldse õppida, kuna mina ülikooli nagu ei usu, sest käisin, siis mul on ikkagi hea meel, et ma õppisin reklaami. Ta õppis reklaami imagoloogiat. Ja lõpetasin ära ja sain lõputöö A ka veel, ma ei tea, kuidas see õnnelik. Nukid, palju õnne. Mul ikka õnnestus see nagu ära teha. Et see on mul väga palju aidanud, jah. Mina olin 17 ja sõber oli 18 ja olime seal väikeste vuntsidega poisikesed, tead seal Pääsküla keskkoolis, et kuule, tuleks ikka tööle minna, et reklaami tegema ja värki ja siis, mis teeme? Ei, no läheme ikka kõige paremasse Eesti reklaamiagentuuri. Mis see on? Hakkasime seal vaatama mingi see division, kõige parem tule. Ja siis lasime kelle, tere, tahaks bossiga rääkida. Kellega? Bossiga, no. Lasime kella, siis tulid sinna, siis tuli see Rain Pikanti tuli sealt mingi, kes need on? Tere, me tulime tööle. Mis te? Ei, no me tulime tööle, et me tahame reklaami teha, et sa annad nüüd meile ülesande, siis me teeme selle ära, siis sulle väga meeldib, on ju. Ja siis võtab tööle meid ja siis ta oli mingi naeris ennast juba kõverast, ütles, et muidugi poistele, davai, anname ülesande. Ja andiski ülesande ja tegimegi ära. Ja mis ülesande oli? Kas ma mäletan tollel ajal? Ma mäletan, üks reklaam oli, kas oli, ma ei tea, kas oli mingi, miks ma mäletan, et mingi rinnahoidjate reklaam oli, kus me tegime, et kahel lapsel olid need rinnahoidjad hoopis peas nagu kiivriteks, ma ei mäleta. Igatahes me tegime selle töö ära ja see väga meeldis. Ja siis nad võtsid meid mingi miinimum palga peale, aga 17-aastane täpselt kõige parem ja me rohkem seal niisama nagu vaatasime, kuidas asi toimib, aga nad avasid meile seda nagu ukse ja me pool aastat käisime seal nii-öelda veerandkohaga tööl ja nägime seda, et see näitab nagu seda, et kui sa oled piisavalt nagu hull julge, siis mingi nii, ma tahan seda, siis saadki kohe.